Teinekord on juhtunud, et saab enne tööle asumist väikese kalapüügi teha, aga peab tõdema, et seda väga tihti ikkagi ei juhtunud. Ma arvan, kalapüügiga tõsisemalt hakkasin tegelema kuskil, äkki ma võisin olla 13-14, kui isa hakkas esimesed pikemad püügipäevad kaasa võtma. Et varasemalt tegelikult sai mõned aastad spinninguga käidud ja püütud päris usinasti. Aga kui lendõngega sina peale sain, siis enam spinningut väga kätte ei võta. Mis mulle veel selle püügi juures kõige rohkem meeldib, on see, et neid söötasid või peibutisi, mida ma kasutan, need ma tegelikult kõik ise valmistan. Et ta üks paras nikerdamine on, aga kui sa tead, et sa teed midagi oma kätega valmis, sa lähed sellega kalale ja sul õnnestub sellega midagi ka saada, siis see ongi võib-olla see, mis teeb sellest lendõngepüügist selle erilisema püügi. Ja mis on võib-olla selline paradoksaalne, et kui kalaga tihtilugu saan, et siis lasen tagasi, et tulla järgmine kord uuesti püüdma. Coopi jõudsin läbi oma ema, kes siis tollel ajal ja ka praegu töötab Coopi kesklaos. Ma soovisin osta elektrigitarri, olles siis koolipoiss, oli see selline väga hea võimalus ja teha siis tööd kiletajapoisina. Et krooni ajal oli see päris hea summa, ehk peaaegu kogu palk ikkagi läks sinna kidra alla siis. Coopis saab nüüd sellel sügisel, novembris täpsemalt, saab nüüd 7 aastat. See töö olemus ja see töökeskkond oli juba sellist varasemast suvekogemusest oli tuttav. Ja kuna aeg oli parasjagu ka selline, et oli nagu vajadus selle täiskohaga töö leidmisele, siis see Coopi lao komplekteerija ametikoht pakkus seda ja pakkus ka seda piisavat paindlikkust siis tööaja vaates, et võimaldas siis nii töö kui eraelu korraldada. Tänasel hetkel minu igapäevased ülesanded on sellised, et ma tegelen siis töötajate töö planeerimise ja organiseerimisega. Ma vastutan siis selle eest, et meil on piisav arv töötajaid olemas, et meil kaubad läheksid õigel ajal välja ja saaks õigeks ajaks valmis komplekteeritud. Kui meil on mingi kriisisituatsioon või eriolukord, siis on olnud vajadust minna ka minul, võtta komplekteerija käru ja minna kaupluste tellimusi komplekteerima. Et risti ette ei löö ja kätt ette ei pane. Lattu sobivad kõik inimesed, kes ei karda füüsilist tööd, kes ei karda rutiini, ehk töö on igapäevaselt väga sarnane ja inimesed, kes võib-olla tahavad veidikene rohkem liikuda ja inimesed, kes tahavad töötada rohkem iseseisvalt. No Ranel on täiesti selline inimeste inimene, et tema on alati see, kes tahab kõigile vastu tulla, et kõigil oleks hea, et keegi ei peaks kartma tema juurde minna, kui mingi mure on. Et ta on väga hea ülemus. Et meil lihtsalt ongi kontoris üleüldiselt selline hästi lahe seltskond. Ma ei teagi. Me oleme lihtsalt kogu aeg nii naljakad, et me ei erista enam nalja igapäevast. Sa mõtlesid niimoodi või? Okei, see on päris hea. Te teete võidu ka vahepeal siin niimoodi või? Ei. Kui ma siia tööle tulin, siis ma ei teadnud, et ta on castingus maailmameister. Ma sain sellest kusjuures alles suht hiljuti teada. Niimoodi, et kontoris lihtsalt keegi jutu sees mainis, siis mul oli mingi mida? See võistlus ongi niimoodi, et seal on aega 4 minutit ja 4 minuti jooksul teed nii palju heited, kui saad ja kes heidab kaugemale, on võitja. Et maailmameistri tiitli tõi heide, mille pikkuseks oli 57 meetrit. Et väga äge. Et ta jõuab veel sellise töö kõrvalt nii paljude asjadega tegeleda, see on minu täiesti uskumatune. Me olime üks esimestest ettevõtetest, kes siis võttis kasutusele hääle komplekteerimise.
See tähendab seda, komplekteerijal on kõrvaklapid ja selline terminal või selline, me nimetame seda voice seadmeks, kus siis tulevad kõik need tellimused temale kõrva. Ja see süsteem temaga siis räägib, ütleb talle millisest vahekäigust, millisest aadressilt ja kui palju ta seda toodet peab nagu võtma. Jah. Otsin pooleli oleva töö jätkamiseks, ütle valmis. Valmis. Mainittavat pooleli olev töö ülesande number 861. Ehk et ta ei pea jällegi paberi pealt järge pidama, vaid kõik tuleb kõrvaklappidel. Coopis töötades on minu jaoks oluline see, et mul on praegusel hetkel võimalik teha tööd võimalikult paindlikult. Mul on usaldatud päris palju vastutust ja antud iseseisvust otsuste langetamisel, mis siis annab mulle võimaluse mõelda ka kastist välja ja tuua võib-olla sisse selliseid teistsuguseid lahendusi. Minu jaoks on nagu oluline see, et kõik, mis sa teed ise endale. Teeme koos ja teeme päriselt ära. Eleri, kuule, aita mind see ära sõnastada. Mis sulle meeldib siin töö juures? Lisaks sellele, et sa saad siin räigelt nutsu ja sul on nagu kõik muu on tore, aga mis lisaks veel? Hoomisoodruskaart. Pagan, see kliendikaart, selle võiks küll ära mainida. Juuksur on ka tegelikult meil olemas.